on meil siis hetkel 5-3 Kalev Cramole. Ljodec Simonsile, aga seal nüüd TTÜ mehed jõuavad kokku tõmmata. Keedus väljast ja ka tema paneb sisse. Vaatame, kelle peale siit mängitakse. Huvitaval kombel Harper annab sealt otsa audist. Mida tohib ja mida ei tohi? Mida tohib, mida ei tohi, just nimelt, jah. Just nimelt. Peaks olema vähe nagu see... Puur on ka esimest korda vist väljakule tulnud, näen ma õigesti sealt. Tegelikult ju uus impulss jälle olemas, et sel aastal sai siis ju isaks, et on ka korralikult hoogu sattunud, et vist on tunda mingit lõhna, et see mäng võiks kuidagi äkki isegi ära tulla. Kui sa võimaldad liiga lihtsalt söötu anda, siis sealt tuleb karistus. Ja jälle Simons blokeerimata. Väike vahe on nüüd sees, 5 punkti, 67-62. Ja jälle sees. Ja Raadik paneb ja nüüd tuuakse. See läheb ka liiga läbinähtavaks ja nüüd toimus seal mängijate vahetus. Ja ei hakka alla mängima üldse, vaid paneb Olmur hoopis Simonsi vastu kolmese. Taanis. Ja antakse nüüd ette kellele? Antakse Järveläinenile, sealt tuleb ise. Ja on korvis! Bravo! Sai minna veel mäng huvitavaks, eks ole ju? Jaa. Ja nüüd kas Stendimu Sokk hakkab otsustama seda kohta? Tuleb raskelt, aga ta ikkagi tuleb. Ja Tollefsen võidumärgiks vajutab küll ülevalt alla ka.